Tere, mina olen Reet ja mul on hea meel, et oled taas kuulamas meie Talent Hubi podcasti. Täna räägime me tööstressist ja vaimsest tervisest, aga enne kui ma juhatan sisse meie tänase saatekülalise, pean ma rääkima hoopis meie külalissaatejuhist, sest Katariin on otsustanud natukene aega maha võtta ja palmi all puhata. Aga Eneli Pallason on pikaajalise kogemusega värbamiskonsultant, kes leiab head kandidaadid üles nii maa pealt kui maa alt, nii Eestist kui välismaalt. Ja Eneli on meie Talent Hubi HR agentuuri kõige värskem liige. Tere! Tere ka minu poolt, rõõm on siin olla. Olen ise ka selline aktiivne podcastide kuulaja, hästi mõnus tegevus. Ja nagu sa ka ütlesid, esimene selline kogemus siin, et tundus väga ahvatlev ettepanek, aitäh selle eest. Ja olen väga põnevil, kuidas meil saab see tänane vestlus siin olema, nii et jätkame. Super, mul on hea meel sinuga siin koos saadet juhtida. Aga minnes nüüd tänase saatekülalise juurde. Meie tänane saatekülaline tegeleb igapäevaselt nii töötajate nõustamise kui ka juhtide coachinguga. Ta viib läbi ka loenguid, seminare, tööstressist ja läbipõlemisest. Oma töö on ta pühendanud vaimsele tervisele ja sellele, kuidas ennast tööl paremini tunda nii psühholoogiliselt kui sotsiaalselt. Tere tulemast, Tiina Keskküla! Tere teile kõigile ka! Aga enne kui me läheme nii tõsise teema juurde nagu tööstress ja vaimne heaolu ja kõik see, räägime natukene sinust ka. Kelleks sa väiksena saada tahtsid? Ega mul ei olegi väga täpselt sellist kindlat suunda olnud, aga mulle meenub tegelikult lapsepõlves, et üks selline tore elukutse tundus olla baleriin. Vähemalt ma mäletan, kuidas ma varpad krõnksus mööda põrandat käisin, sest baleriinid ju käisid oma uhkete kingadega. Ja see võib-olla ikkagi ongi selline, kui ma mõtlen oma edasist elukäiku, kus mind koolis esimeses klassis võimlema võeti, ma olen hästi pisike ja peenike, siis mulle tundub, et võib-olla see minu soov baleriiniks saada mõjutas ka seda, kuidas ma edasi liikusin võimlemisradadele. No täna sa päris võimlemisega ei tegele. Räägi sellest ka, kuidas sa, või sa nimetadki oma tööd täna võimlemiseks? Tead, see on väga huvitav. Täna ma tegelen tegelikult ajugümnastikaga. Ja ma usun, et see on täpselt sama oluline kui oma füüsilise keha võimlemisega tegeleda. Võib-olla isegi olulisem. Väga armas. Räägi, kuidas sa jõudsid ajugümnastikani? Baleriinist siis. See on pikk tee. Tegelikult ma võiksin jagada oma elu sellisteks perioodideks. Kogu oma kooliaja tegin ma sporti, ma võin seda tippspordiks nimetada, sportvõimlemist ja minuga esimesed õpingud, ülikooliõpingud olid seotud kehakultuuriga. Edasi ma juhtisin Eesti võimlemiskoondist tolle aja spordikomitees ehk olin nagu tippsportlaste seas ja siis mingil hetkel ma maandusin sealt tippjuhtide ja tippspetsialistide hulka. See oli selline kummaline muutus, aga nii ma sattusin personaliotsingu valdkonda ja ma julgen arvata, et see on olnud üks selline jälle üks ühine mingisugune liikumine, et kui mu esimene haridus on treener ehk coach, aga ma ei ole sisuliselt päris saalis sportlaste treenimisega teinud, ma pigem olen juhtinud nii spordiala, siis tänaseks ma olen päriselt jõudnud coachi ametini. Ehk et ma tegelengi nii-öelda coachina, mis on ka minu esimene kõrgharidus. Aga see kõik on, üks asi on teiseni viinud. Ja võib-olla see, kuhu ma täna olen jõudnud, olles siis nüüd viimased võib-olla 5-6 aastat coachinguga tegelenud,
viis juhusmit kokku Kadi Lambotiga, kellega me olime Amropeal ehk personalifirma ajal palju koostööd teinud ja Kadi oli siirdunud meditsiinivaldkonda ja ehitati Confido uut meditsiinikeskust ja me arutasime võimalust, et kas võiks ka seal heaolu tervise poole peal olla kohta coach'ile ja arvasime, et proovime ja nii ma seal alustasin, kui see uus maja valmis sai, tänaseks siis 2,5 aastat tagasi vist. Ja see on nüüd olnud teekond, mis on võib-olla tippjuhtide coachingu juurest, millega ma ka tegelen, andnud mulle hästi palju põnevat kogemust töötamaks oluliselt nooremate inimestega ka kui juhid, kes siis Confidos käivad, et arutada oma võib-olla oma vaimsest tervisest. Nii et võib-olla lühidalt kokkuvõttes on see tee selline olnud. Väga põnev. Aga räägime võib-olla nüüd sellest, mis sa täna teed. Milline üldse näeb välja sinu igapäevane töönädal? Ma olen selle päris mugavaks enda jaoks teinud. Ehk siis ma ei tee 9–5 tööd ja see on kõige fantastilisem asi, mis saab olla. Ehk siis ma ei pea alustama pimedas ja lõpetama pimedas, vaid ma saan oma tööd sättida nii, nagu ma parajasti ise soovin. Aga minu nädal ehk näeb välja nii, et ma olen kindlalt Confidos tööl 2 nädalapäeval, kus on mul graafik ja kus ma alati olen seal olemas. Ja ülejäänud päevadel ma tegelengi coachinguga vastavalt sellele ettevõtetes, kui palju mul just kliente on. Aga minu töönädalasse kindlasti kuulub ka osa minu oma vaimse ja füüsilise tervisega tegelemisest, ehk siis iga päev ma alustan oma hommikuid vähemalt 2 kilomeetrise tiiruga metsas oma koeraga. 2 korda nädalas kindlasti ma käin joogas ja 1 kord nädalas ma mängin tennist. Ehk ma üritan oma töönädalat jagada nii füüsilise, vaimse poolega ja et ise kohal ja terve olla. Ka meie tänases vestluses me tegelikult hästi palju räägime sellest vaimsest tervisest, sellest heaolust, mis paratamatult puutub kokku ka tööstressiga, et kui need asjad ei ole tasakaalus. Ja lähme võib-olla natuke rohkem süvitsi ja võib-olla oleks hea alustada üldse selliste põhialuse, et mis on tööstress, mis on läbipõlemine, mis on nende erinevus? Ma usun, et stress kui selline on meie igapäevane kaaslane ja see on päris normaalne nähtus. Ja ma arvan, et ilma pingeta, ehk siis kui meie kehas ei ole pinget, siis me ei saagi midagi teha. Meie aju annab korralduse kehale vastavaid hormoone toota, et inimene tuleks oma zen-asendist välja ja hakkaks midagi tegema. Ja kui keha toodab võrdselt nii stressi kui õnnehormoone, siis tegelikult me oleme kõige efektiivsemad. Nii et see, et meil iga päev on pinge ja iga päev on ka nii-öelda mingi stress, on igati normaalne. Kui nüüd aga pinge jääb kestma liiga kauaks, ehk siis stress muutub väga pikaajaliseks, mis tähendab bioloogiliselt, et meie keha jätkuvalt toodab kogu aeg adrenaliini ja võib-olla ka juhul, kui olukorrad väga pingeliseks muutuvad ka kortisooli, siis see tähendab seda, et meie stress muutub nii-öelda negatiivseks stressiks. Ja kui stress liiga kaua kestab, ehk me ei anna oma kehale puhkust, siis sellele võivadki järgneda kas siis läbipõlemine, ärevushäired, depressioon, ehk siis juba vaimsed probleemid. Nii et oluline on seda piiri tunnetada, et kus mu keha ei jõua enam, ehk kuulata oma keha, mida ta mulle ütleb, mida me väga sageli ei tee. Absoluutselt. Kui me räägime töökeskkonnast konkreetselt, et mis on seal need asjaolud, mis siis nii-öelda kutsuvad esile, põhjustavad kõige kergemini seda tööstressi? Ma arvan, et üks põhiliseid suuremaid probleeme täna Eestis organisatsioonides on see, et
me ei pööra sellele lihtsalt tähelepanu, inimese vaimsele tervisele, see ei ole traditsiooniline mõelda ei juhtide ega ka töötajate poolt, et see on oluline osa, et me paremaid tulemusi saavutaksime, siis on vaja sellega tegeleda. Noh, kas või alustada sellest, et milline on organisatsiooni kultuur, kuidas inimestele antakse mandaati, kui palju neile antakse võimalust ise oma aja üle kontrolli hoida, milline on pinge, kui palju oodatakse organisatsioonis, et inimesed on 24/7 kogu aeg valvel, ehk siis nende aju töötab kogu aeg. Ja võib-olla kui põhiasi, mida ma kogen ikkagi ka läbi nende nii oma klientide kui ka kohtumaks seminaridel ja loengutel inimestega, et tagasisidet ei ole, kas või mingisugust, rääkimata positiivsest tagasisidest, et Eesti inimene ei oska anda hästi positiivset tagasisidet ja ei oska ka väga hästi seda vastu võtta. Nii et need on need komponendid, kus inimesed tunnevad vahel, et nad on segaduses, nad ei tea tegelikult, kas nendega ollakse rahul ja see, millised eesmärgid me ise püstitame endale, need on väga individuaalsed ja neid ei olegi võimalik kõrvalt väga hästi aru saada, need on meie sees. Kui inimene ei saa tagasisidet, kus ta parajasti on, siis juba see üksi võib tekitada stressi. Nii et ma usun, et juhid, kes on ka tunnistanud, et neil on nii kiire, et neil ei olegi väga aega tagasisidet anda, siis see on üks esimesi väga väikseid kohti, kus tegelikult saab luua positiivset töökultuuri, et inimesed tunnevad ennast turvaliselt. Sest turvalisus on üks väga oluline osa, et kui organisatsioonis on inimene tunneb ennast turvaliselt, siis ta ei pea hirmu tundma, et äkki ma jään oma tööst ilma või mis minu töökaaslased minust arvavad, kas ma saan hakkama, inimesed julgevad võib-olla rohkem siis ka nõu ja abi küsida, mida ka väga ei julgeta teha. Nii et kui juht loob kultuuri, et normaalne on abi küsida, loob turvalise keskkonna, kus inimesed saavad ilma hirmuta töötada, et nendega midagi juhtub, siis on ka kindlasti stressi vähem. Kuidas üldse inimesed jõuavad sinuni? No ettevõtetes jõuavad reeglina personalijuhid või tippjuhid minuni, kui nad leiavad, et kellelgi on vaja võib-olla coachingu programmi, et teha koos läbi, kui on midagi, mis vajab parendamist, aga see on siis üks pool minu tööst, aga Confidol on tänaseks juba päris mitme ettevõttega lepingud. Ma võib-olla isegi ütleksin enne ära, et eelmise aasta algusest siis Eesti seadusandluses oli muutus, kus tööandja vastutab töötaja vaimse tervise eest. Psühhosotsiaalsed ohutegurid oli selline nimetus. See tähendab, et tööandjad on alates eelmisest aastast hakanud rohkem sellele tähelepanu pöörama, sest kui tööõnnetuse alla läheb ka depressioon või läbipõlemine ehk tööandja vastutab selle eest, siis on tekkinud täna juba mitmed ettevõtted, kes on Confidoga sõlminud lepingu, et nende kõik töötajad saavad aastas mingisuguse arv kordi käia ettevõtte kulul rääkimas oma vaimsest tervisest. Ja mina Confidos just tegelengi nende inimestega, kes siis ettevõtetest käivad ja oma vaimsetest probleemidest siis räägivad. Ja ma võiks öelda, et see pigem ma näen, et see on selline ennetav tegevus, et need ei ole veel inimesed, kellel on võib-olla tõsised probleemid ja mured, vaid inimesed saavad abi ja kui ma näen, et kellelgi on tõsine probleem, siis ma juba suunan tagasi vastavalt kliinilise psühholoogi või psühhiaatri poole. See oligi tegelikult ka meie mõte, et mida võib-olla uurida sinu käest, et millises nii-öelda staadiumis või siis milliste muredega inimesed jõuavad, kas nad ongi juba pigem tulevad ennetama või ongi tegelikult neil juba sellised nii-öelda läbipõlemisnähud, et ilmselt siis on nii üht kui teist. Paraku kahjuks on nii, et täna rohkem tulevad inimesed siis vastuvõtule, kui
kui neil on juba tõsised probleemid, sest kui ma vaatan ka Confido psühhiaatrite, kliiniliste psühholoogide järjekordi, siis need on mitmekuused. Siis kahjuks on jah nii, et inimesed tulevad siis, kui nad enam kui muidu ei saa või neil ei ole enam jaksu töölegi minna. Nad ei saa võib-olla hommikul isegi tänu ärevusele voodist välja. Siis see võib-olla, mida mina näen just nagu coachingu poolses töös ja tänu sellele, et Confido minu ellu tuli, saan ma kohtuda väga paljude noorte inimestega, mida juhtide coachingu puhul ei ole, sest et sellist traditsioonilist coachingut võimaldatakse täna ikkagi rohkem tippjuhtidele. Aga ma kasutan kindlasti ka Confidos nii-öelda oma nõustamisel coachingu põhimõtteid, ehk ma üritan inimest panna ise mõtlema ja põrgatan tema mõtteid tagasi, et leida võib-olla need teed või kuidas muuta oma suhtumist või mis parajasti vaja on. Aga olles nüüd kohtunud ettevõtetes neid loenguid pidades tööstressist või seminare või workshoppe, siis paraku siiski minu arusaam on, et isegi siis, kui ettevõte võimaldab inimestele tulla, kasutab seda võimalust veel väga vähe inimesi. Et siin on vaja rohkem teadvustada, järjest rohkem rääkida, et see ongi normaalne protsess tulla ja arutada, kui mul on mingi väike teema õhus. Niina, mul on küsimus korra selle uue seaduse kohta. Et kas sa natukene avaksid seda ka, et mida nüüd tööandjad peavad tegelikult tegema ja mille eest nad vastutavad on? Ega ma nüüd seadustes väga kodus ei ole, aga kuna ma olen sellest rääkinud, siis ma lugesin selle seaduse läbi ja seal on terve rida psühhosotsiaalseid ohutegureid, millele tuleb ettevõtte omanikel või juhtidel tähelepanu pöörata. Ja praegu ausalt öeldes ei oska kõiki neid tegureid välja tuua, aga siin oli ikka vastavalt valdkondadele, mis ohud on näiteks meditsiini valdkonnas, kus inimestel on tegelikult kõige suurem läbipõlemine, kui me vaatame, on just see valdkond, kes kogu aeg on ohupiiril ju, inimesed on täiesti ettearvamatute olukordadega silmitsi. Haridusvaldkond, et vastavalt valdkonnitele, või näiteks võtame ehituse, kus inimestel võivad olla sellised ohutegurid, et kui tööandja ei kindlusta neile ohutut tööd, siis võivad juhtuda mingid õnnetused, aga välja on toodud siis rida psühhosotsiaalseid ohutegureid, millele tööandja peab tähelepanu pöörama ja kindlasti on nüüd üks osa seal sees just see vaimne tervis. Et kui inimesed ikkagi vaimselt väsivad ja sellega kaasnevad juba haigused, siis see on ka tööandja vastutusel. Tõid mõned näitendest valdkondadest, et kus võib-olla enim siis esineb seda sellist pinget, tööstressi, et oskad sa võib-olla natuke tuua näited või üldistada ka isiksuste tasandile, et millistel inimestel on tõenäosus rohkem siis sattuda sellesse tööstressi, võib-olla ka on siis ametid? Mulle meeldib, kui ma hüppaks korraks läbipõlemise juurde, mulle meeldib hästi ütlus, et sa saad läbi põleda siis, kui sa oled eelnevalt süttinud. Ehk kui me jätame võib-olla ametid ja valdkonnad kõrvale, siis kindlasti ohustab läbipõlemine neid inimesi, kes on väga kirglikud, kes on väga pühendunud, kellele väga meeldib oma töö ja nad võivad vahetevahel täiesti tähelepanuta jätta oma keha, sukeldudes sellesse tegevusse. Nii et siin on ka tööandjal hea vaadata või väga oluline jälgida inimesi, kes võib-olla täiesti ennast ohverdavalt teevad midagi. Aga kui me vaatame valdkondi, siis statistika ütleb, et nagu ma enne mainisin, siis kõige suurem läbipõlemine ohustab just meditsiinitöötajaid, nii arste, nii õdesid kui siis ka esmaabi töötajaid, kes annavad inimestele esmaabi. Teiseks oli ära toodud haridusvaldkond, edasi igasugune korporatiivne keskkond ja ka spordimaailm, kus on siis väga palju läbipõlemist ja kus on tegemist väga ekstreemsete olukordadega. Nii et need on võib-olla valdkonniti, mida ma olen leidnud. Kui lihtsalt või kergesti inimesed ise siis aktsepteerivad või tunnistavad seda hetke, et neil tõepoolest on probleem, nad peavad sellega tegelema või siis kuidagi oma elukorraldust muutma?
No kui me läheme nüüd edasi, et stress on läinud juba liiga pikalt ja kaua kestvaks ja võib ära tuua võib-olla mõned, ma võib-olla mainiks ära, et läbipõlemisel on tegelikult sellised 3 tunnust, mille järgi võib-olla saab vaadata, et kas mul midagi kõnetab üks nendest tunnustest, et kõige kesksem tunnus on kurnatus, mis tegelikult siis väljendab nii inimese füüsilist, vaimset kui käitumuslikku väsimust, et inimene on nagu kogunisti, ta on nii kurnatud, et ta enam ei tunne rõõmu oma tööst, ta teeb võib-olla masinlikult, aga rõõmu enam ei ole. Teine tunnus on küünilisus ehk selline destruktiivne suhtumine oma töösse ja inimestesse. Ja ma hüppan korra tagasi siis kurnatuse juurde. Kurnatus tekib sageli organisatsioonides, kus on selline pingeline olukord, kus on 24/7 inimesed kogu aeg peavad valvel olema ja oma aja üle ei ole kontrolli, siis võib-olla selline destruktiivne suhtumine inimestesse ja töösse tekivad eelkõige organisatsioonis, kus on palju konflikte, kus inimesed ei tunne ennast turvaliselt, samuti väga pingeline ajaline pool, ehk see tähendab tegelikult see küünilisus võib-olla eesti keeles mõjub natuke kummaliselt, aga inglise keeles on hästi hea väljend, et erosion of engagement ehk see on nagu minu suhe läheb rooste, ehk ma tegelikult ka võin automaatselt veel teha oma tööd, aga ma ei ole enam nagu ma ei ole temaga enam nagu nii seotud, et ma tahan teha seda. Ja 3. tunnus on ebatõhususe tunne, kus ma enam tunnen, et ma ei tee efektiivselt, mu töö tulemused, mu oskused ei ole enam need, mis vanasti olid. Ja kui nüüd jälgida, kas midagi kõnetab mind selles, siis saaks nendega tegeleda. See tähendab, ongi oluline nagu inimestele teadvustada, rääkida ja aru saada, et kus see king pigistab. Et ma olen ise selle, ma arvan, personaliotsingu aastatel päris lähedal olnud sellele läbipõlemisele, mida ma nüüd tagantjärgi oskan öelda, et mis mind nii väga ära väsitas, mis tekitas minus sellise just viimase ebatõhususe tunde. Seal ei olnud võib-olla midagi ratsionaalselt, aga emotsionaalselt ma nagu tundsin, et ma enam ei oska, sest oli majanduslangus ja enam ei olnud tööd. Ma tegin pakkumisi ja üritasin koostööd teha oma vanade partneritega ja ma ei saanud seda, neid projekte ei läinud ellu. Tegelikult ratsionaalselt mõeldes ma sain väga hästi aru, et lihtsalt olukord oli, et inimesi koondati, mitte ei otsitud kedagi, aga minul hakkas tekkima tunne, et äkki ma ei tee enam nii hästi, äkki sellepärast ma ei saa tööd, et ma ei oska enam. Ja see oli päris keeruline hakkama saada sellega, et hoida ennast ikkagi teadmise juures, et ei, ma ju tean, ma oskan, ma saan hakkama. Nii et kui sa tunned ära midagi, siis saab sellega tegeleda. Kuidas juht, kuidas tema ära tunneb, et tema meeskonnas, tema tiimis, kellega ta igapäevaselt koostööd teeb, et seal tegelikult on tööstress? Stress on kindlasti kõikides nii juhtidel kui ka nende tiimis, aga võib-olla see on ka üks päris tõsine teema, millega ma olen kokku puutunud. Paljud Eesti tippjuhid on mehed. Väga paljudel neist ei ole võib-olla ka empaatiavõime kõige kõrgem ja kui juht, kellel ei ole väga tugevat empaatiavõimet, siis ta tavaliselt juhib organisatsioonile läbi protsesside, mitte läbi inimeste. Kui juht seda teadvustab endale, siis on tal kõrval abiline personalijuht või personalidirektor, kes oskab ja saab soovitada talle ja võib-olla natuke teise nurga alt vaadata, mis toimub inimestega tiimis. Kui juhil ei ole seda tunnet, et see on oluline üldse, siis ma usun, et need inimesed on väga stressis seal. Nii et kõik algab juhist, kui juht väärtustab seda, kuidas inimesed tunnevad, kui turvaline neil on koostööd teha. Kui juht saab aru, et tal on hea personali inimene kõrval, siis ma arvan, et siis asi toimib. Sageli seda ei ole. Mis siis oleks õige, et kus see initsiatiiv peaks tulema? Et kas ikkagi seal juhi tasandilt on see personalijuht, kes suunab need mõtted juhile või
sõltub sellest täpselt, kuidas juht väärtustab. Kui juht saab aru, et see on oluline, kui juhil on empaatiavõimet, see tähendab, et juht saab aru, kuidas tema mõjub inimestele ja ta oskab ka näha ja tunnetada, kuidas inimesed ennast tunnevad, siis reeglina juht saab päris hästi sellega hakkama. Nii et ma arvan, et see on meeskonnatöö. Kindlasti. Mis võib-olla siia lõpetuseks oleks tahtnud teile uurida, et läbi coachingu nõustamise sul on kindlasti erinevaid kogemusi. Et kuidas, kas inimesed on altid koostööd tegema, on ka selliseid skeptilisi, kes võib-olla ütlevadki, et ma ei tea, et see normaalsus, et ei ole mingi probleemi. Kuidas üldiselt sellesse suhtutakse? No need, kes tulevad Confidosse vastuvõtule, need loomulikult tahavad midagi teha, nad on otsustanud, et nad tahavad midagi muuta või paremini ennast tunda. Kui ma räägin juhtide tasandi coachingu protsessist, siis on olnud küll mul päris mitmeid juhtumeid, kus inimene saadetakse coachingusse, mitte tal ei ole endal see soov, aga kas tema ülemus või omanik näeb, et tal oleks vaja midagi teistmoodi teha ja on olnud ka juhtumeid, kui inimene tuleb ja ütleb, et ma ei tea, miks ma siin olen, ma ei tea, miks mind siia saadeti, sest mul ei ole mingeid probleeme. Aga ei ole ühtegi korda olnud, kui me ei läheks koostööle. Siiani on inimesed siiski leidnud, et see võib päris põnev olla ja mina kindlasti olen alati nende inimeste jaoks seal kohal ja olemas ja töötan just nimelt nende heaks, isegi kui organisatsioon seda on tellinud. Nii et jah, vahel võtab see veidi rohkem aega, vahel läheb kiiremini. Väga tore. Mul tegis selline mõte, et me oleme hästi palju rääkinud sellest, et nüüd on seaduse pool on, et juhid peavad sellele tähelepanu pöörama ettevõtte tasandil juba, et juhid, kui juht ei ole empaatiavõimeline, siis on personalijuht see, kes peaks olema. Et see vastutus on nagu hästi sellele juhile pööratud. Et kui palju nagu võib-olla sellisele tavatöötajal endal seda vastutust iseenda tervise eest on? Väga hea küsimus. Ma julgen täiesti kindlalt öelda, et kõige rohkem me vastutame ise oma vaimse tervise eest. Aga seda harjumust meil küll veel ei ole, sest palju lihtsam on ju delegeerida see probleem endast välja. Kui ma tunnen ennast halvasti tööl, siis on süüdi kas õel kolleeg või liiga karm ülemus. Ja me unustame sageli ära tegelikult, et need on minu otsused. Mina olen otsustanud siia tööle tulla, mina olen otsustanud seda tööd teha. Ja on 3 head küsimust, mida ma ka väga sageli oma loengutes ja seminarides arutan inimestega, et üks asi on see, mida me teeme. Ja kui ma tunnen, et nii ei ole enam hea või ma ei saa enam hakkama või ma ei tunne ennast hästi, siis on hea küsida, kuidas teisiti saaks. Miks ma olen siin, kus ma olen? Kui ma proovin, et ma saan teisiti teha, ma saan oma suhtumist võib-olla muuta, siis reeglina tuleb ka vastus, et miks ma siin olen. Kui mul ei tule vastust ja ma tunnen ikkagi ennast halvasti, siis on tark võib-olla vaadata ja teha otsus ringi. Aga me ei vaata peeglisse sageli ja me ei küsi enda käest, et mida ma teen, kuidas ma saan paremini teha ja miks ma seda üldse teen. Nii et päris kindlasti kogu see vaimse tervise pool võiks olla eelkõige igale inimesele algatuseks, et kuidas ma ise saan rohkem juhtida oma elu ja võtta vastu otsuseid. Väga hea, sest muidu mulle ei hetkel tunne, et juht on sellest vastutav, aga tegelikult see enne ka mainisid, et juhtidel on potentsiaal olla selle stressiolukorras kõige rohkem ehk sa oled ise stressis, samas sa pead vastutama teiste heaolu eest, et päris keeruline ülesanne on. Ongi, juhid on ju väga üksikud tegelikult. Juhid peavad ikkagi vastutama tohutult paljude inimeste eest, aga siin ongi see kahepoolne, et juhil tegelikult ei ole minu arvates mitte midagi muud vaja teha, kui luua see sild. Et ma olen olemas ja ma olen avatud. Ja kui inimene sellest aru saab, siis ta julgeb ka minna küsima. Ja julgeb juhiga rääkida sellest, kui tal on abi vaja või toetust vaja, et juhil on hea lihtsalt võib-olla anda teada, et mul on uks on nii-öelda lahti, et ma loon silla, et võite tulla.
Väga hea, ma loodan, et kõik juhid praegu kuulavad hoolega meie podcasti ja panevad selle kõrva taha. Aga minnes nüüd võib-olla elulistema näideteni, et ma saan aru, et päris kõigest ei saa rääkida ja päris kõigest me ei tahagi rääkida, aga võib-olla ka mingeid konkreetseid näiteid, et sa enne tõid ise välja, et need küünilisus, kurnatus, ebatõhusus, et need on need peamised tegurid, mida peaks otsa vaatama, kas neid esineb ja siis nendega tegelema. Et võib-olla iga kohta mõni näide, milline see võib üldse välja näha, et kuulaja võib-olla tunneks ära, et kas tal on seda või mitte. No ma arvan, et kurnatus ei ole üldse mingi probleem, et me kõik saame aru, et kui ma olen väsinud ja kurnatud, siis mul tegelikult ei ole jõudu lihtsalt enam. Ja hea on võib-olla mõni näide võib-olla selle kohta. Mul on olnud klient, kes on olnud äärmiselt kurnatud näiteks ja töövaldkond oli selline, mis periooditi võttis tohutut aega ja üle tunde, siis temal näiteks ei esinenud 12 tunnust. Talle tohutult meeldis inimestega tööd teha ja ta tundis, et ta oskab väga hästi, saab väga hästi hakkama. Aga iga kord, kui see periood lõppes, kui ta sai siis oma selle tööga nendeks kuudeks tehtud, see oli nagu perioodiline töö, siis ta oli nii läbi, et ta tegelikult ei suutnud nagu oma keha, ärevus oli niivõrd kõrge. Et see tähendab seda, et inimestel võib olla suur soov oma tööd teha, aga nad ei suuda oma aega nii planeerida, oma kehale puhkust anda. Mis puudutab turvalisuse poolt, ehk siis just seda destruktiivset suhtumist, siis kindlasti olete võib-olla kokku puutunud nendega juhtidega, kes armastavad suhelda pigem näiteks e-maili teel. Ja see võib olla ka üks näitaja, et juht on nii väsinud ise ja läbipõlemise äärel, et ta ei suuda enam inimestega suhelda, et ta üritab anda juhtnööre pigem läbi e-mailide ja ei püüagi inimestega nagu suhelda. Nii et jah, võib-olla need on nagu sellised üldised näited. Ma võiks tuua ühe sellise toreda kelmika näite sellisest turvalisuse tunde puudumisest veel, et minu juurde tuli üks välismaalasest noormees, kellel oli väga kõrge ärevus. Ta töötas IT vallas, ta oli juba Eestis õppinud, Tartu Ülikooli lõpetanud ja oli juba doktorantuuris Tallinna Ülikoolis ja töötas ühes pangas. Ja ta ütles, et mul on väga raske suhteid luua, sest et mulle tundub, et inimesed ei taha minuga suhelda, ma olen välismaalane, mu ülemus ei anna mulle mingisugust tagasiside, et ilmselt ta ei ole minuga rahul ja et ma tegelikult kardan, et äkki mind ei vajata enam seal. Ja me siis arutasime seda, et mida ta saaks enda jaoks teha, et kas see probleem on temas või võib-olla tema ümbritsevates inimestes, kes ei ole väga avatud. Ja rääkisime läbi, kus ta läheb oma juhi juurde, võtab julguse kätte ja küsib, et kas ta võib saada natuke tagasisidet oma töö kohta, tema kui isiksuse kohta. Ja mõne aja pärast tuli siis tagasi ja ma küsisin, et kuidas läks. Kas sa said oma juhiga jutule ja on sul natuke parem tunne? Ta ütles, et jaa, ma rääkisin oma mure ära juhile. Ma ütlesin, mis ta siis ütles? Ta ütles, et kõik on okei. See oli siis kogu tagasiside ja ta ise ka muigas ja võib-olla sai lihtsalt aru, et asi ei ole mitte temas, aga pigem võib-olla tema juhis, kes ei olnud kõige altim suhtleja ja need ei ole arukordsed, et inimesed paraku tunnevad, et asi on nendes, et nemad on midagi valesti teinud. Et siis on võib-olla hea see on üks väike näide, kus inimene tuleb nõustamisele ja saab võib-olla kinnitust, et temaga on kõik korras, et tal ei ole mingit viga. Mul on väga hea meel, et me juba rääkisime sellest, et mida võib-olla inimene ise saab ära teha. Ja mida veel saab inimene ise ära teha? Ma arvan, et kõige olulisem on tegelikult oma keha kuulata. Me oleme harjunud ja peame seda normaalseks, et me sunnime ennast oluliselt rohkem koormama ja kurnama, kui meie keha tegelikult normaalsena seda teeb. Ehk siis
vaimse ja füüsilise koormuse vahel kindlasti võiks olla mingisugune tasakaal ja see, millest nüüd väga palju räägitakse, mindfulness ehk siis kohal olemine, on väga oluline, et inimesed, kui nad ka tegelevad füüsilise tegevusega, et nad suudavad oma aju hetkeks välja lülitada ja pöörata tähelepanu oma kehale. Sest et on üks huvitav asi on selles, et meie aju ei tee vahet füüsilise ja vaimse rünnaku vahet. Ehk kui meid ründab koer näiteks tänaval, siis aju annab kehale signaali toota adrenaliini ja kortisooli, et ma jõuaks eest ära joosta. Kui meile ütleb keegi väga halvasti või ründab meid vaimselt, sõnaliselt, siis meie aju annab täpselt samasuguse korralduse kehale toota adrenaliini ja kortisooli. Ehk siis, kui meie aju on kogu aeg annab kehale signaali, et olla võitlusvalmis, siis peavad olema need hetked, kus aju saab anda signaali, et kõik on hästi. Ehk iseennast, kui meie ülemused ja kolleegid meid ei tunnusta, siis ma olen alati ka rääkinud, et tunnustagem iseennast. Kui ma teen midagi ära, siis kas või endale öelda, et kõik on hästi ja tegelikult see on oluline, sest signaal läheb kehale, et praegu on puhkehetk, praegu ei ole vaja võidelda, võib rahulik olla. Ehk me saame ikkagi täitsa teadvustatult ise juhtida oma kehalist, oma enesetunnet ja oma keha. Ehk olla kohal ja anda ajule ja kehale puhkust. Ja seda saab teha läbi erinevate, kas füüsiliste tegevuse, läbi jooga, läbi metsa kõnni, mis iganes. Aga oluline, et kui ma lähen metsa kõndima, et mu aju kogu aeg ei mõtleks eelseisvale tööle või järgmistele probleemidele, et ma siis tõesti oleksin seal kohal. Et ma vaataks ringi, tunneks lõhna või kui ma teen füüsilist tegevust, et siis ma mõtlen pigem oma kehale ja oma lihastele, mitte ei hoia oma aju kogu aeg töös. Nii et ma usun, et see on üks asi, mis on väga lihtne ja mõistetav kõigile, mida saaks enda jaoks ära teha. Kindlasti see kõlab hästi mõistlikult. Ma arvan, et paljud kuulajad on sellega nõus, aga tihtipeale sa oled selles rattas. Sul on tööl on pinged, siis sa pead lastele lasteaeda järgi minema, siis on nendega vaja tegeleda, siis jääb üldse keegi haigeks, töö kuhjub. Et see teoorias kõlab hästi ilusasti, et võtame aega ise endale, käime metsas jalutamas, jooga. Kindlasti tuleb inimesi sellise sama jutuga sinu juurde iga päev. Mida sa neile ütled? Siin ongi see, et ma saangi aru, et meil kõigil on tihe päevakava, aga näiteks, kui ma olen tööl ja tulen koju ja mul on väiksed lapsed, siis kui ma suudan sellel hetkel, kui ma tegelen oma lastega või ma mängin või ma õpin, siis ma olengi selle lapsega ja tema tegevuse juures. See on ümberlülitumine tegelikult. Ja kui ma olen selle ära teinud ja näiteks meil on tore ja lõbus, siis ma teadvustan endale, ütlen, et jess, väga lahe oli, meil oli väga tore. Et tegelikult on vaja ära tunda need hetked, kui me saame ise ennast, me saame seda rõõmu tunda, kui meil on nii kiire, et me neid hetki ei teadvusta, et nüüd oli hästi. Ma sain õhtusöögi valmis, pere on koos ja sööb ja sellel hetkel ju ma saan öelda, et mõnus on praegu. Et ma luban seda tunnet endale tunda, see on tegelikult see hetk, kui aju annab kehale signaali, et praegu on hästi. Ja juba sellel ajal keha puhkab. Ehk tegelikult on oluline teadvustada neid hetki, kui midagi on hästi. Mitte see, et me ei pane seda head hetke tähele, sest me oleme juba järgmises hetkes. Me juba mõtleme, mida järgmisel ajahetkel on vaja teha. Et need on sellised pisikesed asjad, mida tegelikult saab ka väga kiire tempo juures teha. Nii ilusasti öeldud. Olgu, inimesed oskavad nautida neid hetki, kuulavad, teevad nii, nagu sa ütlesid, aga nad märkavad, et nende hea töökaaslane, nende sõber ei oska seda teha. Ja kui sa küsivad, kas sa oled stressis, ei ole midagi, mul ei ole midagi, kõik on hästi. Aga kõrvalt sa hindad seda olukorda, et tegelikult see ei ole. Kuidas nende inimesteni jõuda või kas üldse peab jõudma või? Ja see on keeruline, kui me näeme, et meie lähedased või sõbrad on kuidagi muutunud või näeme, et see stress on kasvanud liiga suureks, siis jah, saame küsida, aga me ei saa kunagi aidata inimest, kui ta ise abi ei küsi. Ehk me ei saa minna teda abistama, kui ta seda ei taha, aga kõige väiksem asi, mis me saame teha, olla olemas, öelda, et ma olen olemas siis, kui sul on abi vaja. Et
inimene teab, et tal on kuhugile kellegi poole pöörduda, sest aidata me saame ainult seda inimest, kes ise. Nii, et me oleme nüüd rääkinud päris palju sellist üldist teemat, et kuidas siis ära tunda, kuidas ennetada, kuidas aidata, siin häid näiteid, et võib-olla siin tunti endid ära nendest olukordades või kas või see, et kuidas siis kellegile teisele või kuidas seda tähelepanu just, et rohkem hoolida ja seda neid häid asju märgata ja korrata. Et läheks võib-olla edasi isegi natukene veel rohkem praktilisemaks ja konkreetsemaks. Et ütleme, et kui ma olengi ettevõtte juht ja tunnen täna muret, et peaks hakkama selle teemaga tegelema. Et kust otsast ma pihta hakkan, mul ei ole kogemust, ma võib-olla seda tausta ka ei tunne. Et kuidas ta inimestele kommunikeerida, mis on need meetodid, mida täna üldse võib-olla kasutatakse ettevõtetes ja nii edasi? No ma usun, et Eesti ettevõtetes, kui juhid võib-olla on natuke nõutud, et kuidas selle vaimse poolega tegeleda, siis ma julgen arvata, et meie personalijuhid on küll päris hästi kursis sellega. Ja seda, et meil on väga palju coach'e juba, kes on olemas ja valmis koostööd tegema, siis mul on raske öelda, mida nad täpselt peavad tegema, aga ma julgen arvata, et rääkida sellest, mis on vaimne tervis ja kui oluline see on ja juht saab olla siin just ise eeskujuks teistele, et kui ta seda väärtustab, kui ta saab aru, et see on täpselt sama oluline kui füüsiline tervis. Kui tulla veel selle sama Confido töö juurde, kus meie esimeseks kliendiks oli muuseas LHV ja ma võin kohe rõõmsalt öelda, et minu arvates see ettevõte tõesti mõtleb, et see ei ole lihtsalt linnukese tegemiseks, et meil on olemas keegi koostööpartner, aga inimesed väga ei teagi. Siis LHV tõesti küll nad on palunud loenguid ja seminare selleks, et oma inimesi teavitada ja kindlasti kõige rohkem inimesi käib ka LHV-st näiteks nõustamisel. Ja ma julgen arvata, et kui juht väärtustab seda ja kas või korraldab inimestele seminari, loenguid, siis inimesed järjest rohkem saavad aru, et see on normaalne. Kui juba, ma arvan, et aastaid, kümneid pakuvad ettevõtted inimestele füüsilise treeningu tuge, näiteks makstakse inimestele mingis osas füüsilist treeningut, siis täpselt sama võiks vaimse treeninguga teha. Ehk siis see võiks olla sama normaalne, et inimesed saavad tegeleda oma vaimse poolega. Aga paraku jah, isegi kui mul on olnud suuremad loengud, kus on palju inimesi ja ma küsin, et paljud teist kasutaksid seda võimalust, kui teie ettevõtte maksaks selle nõustamise eest, siis aeg-ajalt ainult pooled tõstavad käe. Ehk siin on, mina arvan, et selle suhtumise muutmine on väga oluline ja siin aitab ikkagi ainult see, et rääkida ja valgustada inimesi, et nad saavad aru, et nad ise vastutavad kõige rohkem oma vaimse tervise eest ja leida endale sobiv koostööpartner. Ma arvan, et neid on täna väga palju, kes koolitavad, kes annavad nõu, et siin juba sõltub väga palju isiklikest kontaktidest. Küsiks siit kohe edasi, et kindlasti paljud ettevõtted murravadki pead, et kuidas seda koolitajat, nõustajat siis valida, et mis seal võib-olla peaks tähele panema ja võib-olla ka seda, et millist infot siis sellele inimesele anda, et see tulemus oleks ootustele vastav. Et kui ta siis tuleb seda koolitust läbi viima, mingit coachingut tegema, mis iganes. Ma arvan, et see saab ikkagi juhtuda, mul on raske siin täpselt retsepti öelda, et sõltub ju väga palju, mida parajasti see ettevõte tahab. Et üks asi on see, et okei, kutsume kellegi, kes loengut loeb ja valgustab inimese üldiselt. Järgmine samm võiks olla see, et võiks olla midagi praktilisemat, et inimesed tahavad võib-olla ise mõelda rohkem, loeng on kuulamine, kui sa tahad inimesi interaktiivselt kaasata, siis see vorm saab olla kas workshop või seminar, et ma julgen arvata, et Eesti personali inimesed on väga kursis, mis toimub ja see on väga, väga läbiräägitav, et mida parajasti vaja on, siis vastavalt sellele saab nagu leida need inimesed väga kergesti üles, et kes tegelevad ja siin on ikkagi isiklik, ma arvan, et isiklik kontakt väga oluline, et kui sa räägid inimesega, et sa saad aru, et kas ta võib meile sobida või mitte. Ütle võib-olla paar sellist
võitu sellega tegelemisest, ütleme kogu selle pinge ja tööstress, et miks ikkagi peaks siis panustama sellesse? Et mida ettevõte eelkõige võidab sellest? No ma julgen arvata, et kui inimene on õnnelikum, siis võidab ta ise ja võidavad kõik tema ümber. Et ma arvan, et meie tulemused on palju paremad, kui me saame teha seda turvalises ja toredas keskkonnas ja tunda ennast hästi. Ehk ma julgen arvata, et kui juht mõtleb sellele, et rohkem, kuidas ta inimesed ennast tunnevad, siis need tagajärg on paremad tulemused. Me tihtipeale keskendume rohkem tulemustele ja ei pööra sellele tähelepanu. Ja mingi aeg me saavutamegi need tulemused, aga ma arvan, et kõigil on parem sellest, kui inimene ennast hästi tunneb. Absoluutselt õnnelikud inimesed võrdub õnnelik organisatsioon ja sealt edasi, et ja hästi tore on ka kuulda, et on ikkagi ettevõtted, kes tegelikult reaalselt tegeleb oma inimestega, et luua seda keskkonda. Ja siit ma annaks juba Reet sulle siis sõna üle, et ja tegelikult Liisa Põldmaa on ka olnud meie saatekülaline ja Liisa väga pikalt tegelikult rääkis just sellest vaimse tervise osast ja kuidas nad on seda ära kasutanud ja tõi samuti välja, et kuigi praegu igal pool on pigem inimesed liiguvad kiiremini ühelt ametikohalt teise ja on võib-olla natuke rohkem rahulolematud, siis nende rahulolu on päris kõrge, isegi oodatust kõrgem ja ta julges päris suure osa panna just sellele, et nad teadlikult tegelevad vaimse tervisega. Usun ka, et see kindlasti nii on. Ja siin on nagu lisaks sellele võib-olla kui võrrelda mõne teise ettevõttega, kus meil on samamoodi lepinguline suhe, aga ettevõte ei ole kordagi öelnud, et tule räägi või tulge rääkige sellest inimestele ja mõni inimene pöördub täiesti ise ja on üllatunud, et oi, tegelikult ta ettevõte võimaldaks talle ka sellist nõustamist. Ehk siis seda ma nimetan natuke linnukese tegemiseks, et me hoolitseme psühhosotsiaalsete ohutegurite eest, me pakume inimestele võimalust nõustamisele minna, aga tegelikult inimesed ei teagi seda. Siis LHV kindlasti on seda väga hästi teinud ja teavitanud ja nende inimesi käib kogu aeg. Kas on äkki veel mõne valdkonna ettevõtte või et kes veel sellised aktiivsemad ja eeskujulikumad on? On veel mõned teised pangad ja IT-alaseid ettevõtteid, aga mis on ka väga palju kasvanud on see, et isegi kui ettevõtted ei tee üldist lepingut, siis minu juurde satub päris palju tõenäoliselt võtmetegijaid organisatsioonidest, kes on kas läbipõlemise äärel ja tänu sellele ütlevad, et nad tahavad ära minna ja ettevõtte juht ütleb, et mine konsulteeri, mine saa abi ja ma tasun selle eest. Nii et ka täiesti individuaalselt ettevõtted juba siis inimestega mitte ei telli võib-olla pikka sellist juhi coachingut, aga nad võimaldavad mõned korrad käia ja tegeleda endaga. Väga mõistlik. Ja teemasi selle ümber on palju ja mõtteid, mida tahaks jagada. Meie aeg hakkab tänaseks vaikselt otsa saama. Meil on traditsiooniks saanud lõpus selline hästi kiire küsimus-vastusvoor. Et midagi väga pikalt vastama ei pea. Et mina küsin, et sina vastad, oled valmis? No, panen valmis. Kes on need inimesed, keda sa ise täna jälgid ja tunnustad? Mulle meeldib elus kõik professionaalne. Ma tunnustan professionaalseid tegijaid, ükskõik mis valdkond, on see sport, on see coaching ja igast valdkonnast võib leida neid tegijaid. Mõni erialane raamat, mida sa soovitaksid? Põhiline on täna coaching minu valdkond ja ma olen teel team coachingu suunas, nii et Peter Hawkinsi Leadership Team Coaching on kindlasti üks raamat, mida ma kõikidele soovitan lugeda. Millised on olulised tööriistad sinu igapäevatöös? Kohalolek ja kuulamine. Kas on mõni uus tööriist, mida sa oled ka katsetanud? Keskkond. No tegelikult on nii palju tööriistu. Coaching on täis tööriistu ja ma võib-olla ei saaks öelda konkreetselt ühte mingit tööriista või harjutust, aga kindlasti proovin alati inimestele anda võimaluse saada oma tunnetega kontakti. Kuidas sa ennast motiveerid?
see kõik on tohutult motiveeriv. See, et sa töötad inimestega ja inimestega, kes on huvitatud midagi muutmast. Ma olen ise väga eesmärgipärane ja mulle väga meeldib teha tööd inimestega, kes on ka eesmärgile suunatud, eriti kui nad tahavad midagi enda heaks teha. Kus sa näed ennast 5 aasta pärast? Ma loodan, et sama tegevuse juures. Aitäh sulle, Tiina. Tõesti väga põnev saade. Ma nõustun Reedaga, et hästi palju häid mõtteid sai enda jaoks ja kellel on huvi mingite märksõnadega edasi töötada, siis saab enda jaoks infot, ka oli lugemissoovitus olemas, nii et ma arvan, et siit pinnalt on veel palju. Jaa, et meil on blogipost on ka, et kindlasti seal on mõned viited, millest Tiina täna rääkis ja tõesti oli põnev kuulata, kuidas siis võimlemissaalist ajugümnastikani on sinu karjäär kulgenud ja aitäh sulle! Aitäh kutsumast!